Tere, kallis lugeja! See raamat, mis sul käes on, mille nimi on Välgu Mihkli ja Kirsiõie seiklused Kilulinnas, on eriline, sellepärast et sellel on 3 erinevat lõppu. Üks lõpp on sellel raamatul, mis on sul käes, aga nüüd ma loen sulle ühe nendest 3 erinevast lõpust. Vaatame, mis on selle viimase peatüki nimi. Selle nimi on Tramm versus ajamasin. Kui sul ei ole see lõpp, siis nüüd saad kuulata, kuidas see raamat lõpeb. Ma hakkan lugema seda peatükki sellisest kohast, kus Mihkel ütleb. Mamma, nii lahe on võrrelda erinevaid aegu ja näha, et mõned asjad on ajas nii hullult muutunud. Mõni asi aga on täpselt samasugune, ütles Mihkel mõtlikult jäätist limpsides. Tõtt räägid, noormees, vastas mamma lustakalt ja jätkas unistavalt. Mõelda vaid, et hooned siin vanalinnas on püsinud samasugusena juba sajandeid ja püsivad täpselt samal kujul veel aastasadu. Nende vanalinna tänavatel on kõndinud miljonid inimesed kõikidest maailma nurkadest. Siin on olnud erinev võim ja toimunud kõiksugu sündmused, aga need hooned püsivad ikka samamoodi. Mamma ja lapsed nautisid veel mõnda aega jäätist ja hakkasid siis mööda Niguliste tänavat kodu poole jalutama. Olles juba paar minutit kõndinud, kuulsid nad, kuidas keegi naine jooksis neile järele ja karjus. Your bag! You forgot your bag! Mamma ja lapsed jäid seisma ning vaatasid imestusega, kuidas naine jooksis nende suunas. Issand, mu kott! Taipas mamma lõpuks. Ma unustasin oma kotti sinna murule. You forgot your bag! Kordas taas naine, kui oli jõudnud nendeni ja koti mammale ulatanud. Thank you so much! Thank you! Tänas mamma naist. Kas ajamasin oli ka kotis, küsis Mihkel. Jah, täiesti uskumatu vedamine, vastas mamma ja hingas sügavalt välja. Praegu oleks ajamasinast ilma jäänud, hullult vedas meil. Nad kõndisid edasi ja rääkisid unustamisest. Mihklile tuli meelde, kuidas isa ükskord unustas talle lasteaeda järele tulla ning õpetaja pidi lõpuks talle helistama ja meelde tuletama, et laps ootab oma isa. Mamma Marile meenus aga lugu, kuidas vanaisa Leo, kes muidu oli väga täpne ja hea mäluga mees, unustas ühel päeval tööle minna, kuna arvas, et on juba nädalavahetus. Kas sa lähed lähiajal taas ajareisile, küsis Mihkel mammalt. Ma ei teagi. Päris palju sai teiega seigeldud nendel viimastel päevadel ja eks ma olen juba omajagu rännanud ka. Nii üksinda kui ka koos vanaisa Leoga, mõtiskles mamma. Ma arvan, et teen pausi. Olevik on ka täiesti tore ja inspireeriv. Nad jõudsid lõpuks trammi peatusse ja nähes trammi hakkas mamma kiiruga oma kotis sobrama. Pagan, kus mul see ID-kaart on? Trahvi küll ei tahaks saada. Mari näppude vahel oli juba kõiksugu asju. Tasku, peegel, mobiil, võtmed, müslipatoon ning isegi ajamasin, aga kaarti ta ikka ei leidnud. Järsku mamma aevastas ning kõik ta käes olnud asjad pudenesid laiali. Võtmed, mobiil ja taskupeegel perroonile, aga ajamasin ja batoon otse trammi rööbastele. Oih, jõudis mamma veel karjatada ning siis veelgi kõvema häälega. Oih, see viimane ohe tuli selle peale, et hetk peale asjade kukkumist saabus peatusse tramm ning polnud selgust, kas ajamasin jäi terveks või hävis trammi rataste all. Lapsed, ärge minge trammi peale. Ootame, kuni ta ära sõidab ja vaatame, kas ajamasin jäi terveks. Hetk hiljem sõitis tramm minema ja mamma ning lapsed nägid ajamasinat. See lamas rööbastel. Õigem oleks öelda, et seal lebas see, mis oli ajamasinast järele jäänud. Vaid üksikud nupud ja katkine ekraan, kõik muu oli tükkideks purunenud. Oi, mis nüüd saab, küsis Mihkel õnnetult. Mis siis ikka saab? Vastas mamma lohutavalt. Ju siis pidi nii minema. Kahju muidugi, aga vaatame asja helgemalt poolt. Me saime koos ajas reisida ja Kilulinna kohta saime nii palju põnevat õppida. Kes teab, äkki sina, Mihkel, saad ka teadlaseks nagu sinu vanaisa ja leiutad ka kunagi ajamasina, siis võtad meid ka reisile kaasa. Jaa, kindlasti võtan, lubas Mihkel. Mamma korjas ajamasina tükid kokku ning ütles lastele. Vähemalt teie ema ei saa nii kurjaks, kui ma räägin, et reisisime ajas. Ajamasinat enam pole ja siis ta ei pea enam muretsema. Jäägi tuli järgmine tramm, mis viis nad koju.
Mammal ja lastel oli veidi kurb olla, kuid samas nad tundsid mingit tugevat ja sügavat rahulolu tunnet. Need seiklused jäävad neile meelde elu lõpuni.